ükshaaval olen seal kabiinis kirjutada siis sedeli peale, kui me nummerdame kandidaadid ära, kas kandidaadi number või tema nimi ja laseme sinna kasti, peale mida siis vallavalitsus see abilised aitavad need üle lugeda. Et praegu on siis võimalus esitada kandidaate. Kas kellelgi on volikogu esimehe kandidaadiks ettepanekuid? Jah, mina soovitan volikogu esimehe kandidaadiks Jüri Valsalu. Jah. Palun kirjutage keegi sinna tahtli peale Jüri Valsalu. Pange number 1 ka minna ette. Ja kas meil on veel kandidaate? Jah, palun. Mina esitan kandidaadiks Anneliis Kõivu. Ja siis Anneliis Kõivu. Kas on veel ettepanekuid? Kui rohkem ettepanekuid ei ole, siis ma annan Jüri Valsalule 5 minutit enese tutvustuseks. Olen siis Jüri Valsalu, ametipoolest agerikogudes õpetaja ja sellega kaasuvad veel sellised ametid nagu Lääne-Harju Praostkonna Praost. Need on minu praegused ametid. 4 aastat olen olnud siin vallavolikogu töös osalenud. Aga kui nüüd hakata natukene kaugemalt või algusest peale, siis minu sünnikoht on Hääsmäel. Hääsmäel käisin 8-klassilise kooli, sellele järgnes Tallinna ehitusmehaanika tehnikum, mille lõpetasin tööstus tsiviilehituse erialal. Vahepeal oli 2 aastat siis Nõukogude sõjaväge ja osaliselt see, mis seal sõjaväes nagu osaks sai, see määras ära ka minu edaspidise sellise käitumise. Et mul üha rohkem ja rohkem jõudsin veendumusele, et ma tagasi tulles hakkan vaimulikuks õppima, aga see alguses päris siiski niimoodi ei olnud, sellepärast, et oli vaja veel teha see kohustuslik aeg, mis tol ajal oli kohustuslik määramise aeg, see oli siis Rapla Mekis ja hiljem Harju Kekis. Aga see oli siiski suhteliselt lühikene aeg, nii et õige pea alustasin õpinguid siis Tallinnas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudis ja ordinatsiooni sain siis 81. aastal, nii et tegelikult olen juba 32 aastat vaimullikku ametit pidanud. Võib-olla mis puudutab sellist, mis kaasub võib-olla sellise volikogu esimehe tööga, ma pean nagu rohkem seda silmas. Teatavasti luterlik kirik on niimoodi üles seatud, et vaimulikud on omavahel hierarhias, täielikus hierarhias, tähendab diakon, preester, piiskop, et seal õieti sellist võimalust oma sõna väga tugevalt sekka öelda ei ole, kuigi selline kokkulepped kahtlematult kirikus kehtivad. Aga teine pool kirikus on täiesti demokraatlik, koguduse nõukogud, praostkonnad, kiriku kogu. Ja kuna ma olen praosti ametit pidanud tänaseks juba 21 aastat, siis praosti ameti selline ametiga kaasas käiv ülesanne on osaleda ka kiriku kogu töös, nii et ma tegelikult kiriku liinis olen sellises seadusandlikus ja võiks öelda niisuguses demokraatlikus protsessis olnud rohkem 20 aastat kaasa haaratud.
mingisugune ettekujutus sellest ametist kahtlematult on. Elame Hageris, Hageri koguduse majas, olen abielus, abikaasa Ene Valsalu ja meil on 6 täisealist last, kes täna enam kodus ei ela. Ma arvan, et ma ei kasuta kõike seda aega ära. Suur tänu. Nüüd lähen siis küsimuste juurde, et kas kellelgi on kandidaadile küsimusi? Jah, palun. Volikogu esimehena jõudus asutus valituks, millised on peamised eesmärgid ja väljakutsed, mida seda näed? Peamised eesmärgid ja väljakutsed on volikogu tööd juhatada. Sellepärast, et volikogu töö on istung, töövorm on istung ja volikogu nükene esimehe otsene ülesanne on volikogu tööd juhatada. Minul isiklikult ei ole mingisuguseid ambitsioone või eneseteostamise selliseid soove seoses volikogu tööga. Lähtun nendest seadusandlikest otsustest, mis on kehtestatud ja kahtlematult, kuna ma ei kuulu küll IRL-i erakonda, aga kuna ma olen kandideerinud IRL-i nimekirjas ja tänaseks IRL on teinud koalitsiooni lepingu, siis kahtlematult selline koalitsioonileping on mingil määral minu jaoks ka juhiseks, aga ma arvan, et see ei ole otseselt vallavolikogu esimehe selline esmane roll. Esmane roll on juhatada volikogu tööd. Jah, palun, kas on meil küsimus? Millisel moel plaanitakse käivitada komisjonide töö? Kuidas jaotuvad komisjonide kohad? See on volikogu otsus. Volikogude juurde me jõuame järgnevatel koosolekutel või just nimelt komisjonide koosolekute juurde, koosseisude juurde me jõuame järgmistel koosolekutel. Tõenäoliselt järgmisel koosolekul me valime ära siin volikogus komisjonide esimehed ja komisjonide esimehed siis juba nende ülesandeks on komplekteerida komisjonid. Palun, kas on teil küsimusi? Kui rohkem küsimusi ei ole, siis tänane ja annan sõna Anneliisile. Annelis Kõigule. Suur tänu. Mina olen Annelis Kõig. Sündinud kasvanud Kohila vallas ja elan jätkuvalt praegu Kohila vallas ja plaanin ka tulevikus oma elu siin edasi elada. Õppinud olen ma kõigepealt Kohila keskkoolis, hiljem suundunud siis praegusesse Tallinna ülikoolis, enne Tallinna pedagoogika ülikooli, seal lõpetanud algõpetuse metoodika ja pedagoogika ja täiendanud ennast lisaelevana emakeele õpetajaks. Hiljem jätkasin õpinguid Tartu ülikoolis kultuurikorralduse magistratuuris. Olen olnud töös väga erinevatel elualadel, olen olnud õpetaja, olen olnud huviala juht, olen olnud kruiisijuht, töötanud maavalitsuses noorte peaspetsialisti ja hiljem kultuuritarituse juhatajana. Ma olen mõnda aega töötanud Raplamaa arendus- ja ettevõtluskeskuses projekti nõustajana. Pärast seda ametikohta tulin tööle Kohila valda, kus olen olnud kultuurinõunikuks kuni tänaseni. Olen olnud viimased 4 aastat Kohila vallavalduse liige, osalenud erinevate strateegiadokumentide väljatöötamises ja erinevate tegevuskavade väljatöötamises. Oman head ülevaadet Kohila valla tulevikuvisioonidest ja leian, et oleksin vääriline kandidaat vallavolikogu esimehe kohale
ja et meil on teadmised, oskused ja võimalus panustada aega. Ja mul on selleks täielik valmisolek, et seda tööd teha. Kui teil on mulle küsimusi, siis ma palun, sest et ma arvan, et oma pikemat elulugu ma praegu teile räägima ei hakkaks. Jah, on küsimused. Rohkem küsimusi ei ole, siis täname ja asume siis hääletamise juurde, et tunnetame veel kord meelde, siis hääletamissedelid anname peale kirjutada kas siis nimi, kelle poolt te olete, või siis number, mis on seal tahvli peal 1 ja 2 ja lasen sinna kasti, et põhimõtteliselt võiksin nagu siit kohe järjest autod tulema. Niimoodi, et on selgunud hääletamistulemused. Jüri Valsalu sai 14 häält ja Onnelis kõi 6 häält. Valituks on osutunud Jüri Valsalu. Teile õnne. Ma teen kohe koha ka vabaks. Suur tänu teile kõigile usalduse eest. See on niisugune krediidiusaldus. Ametis olnud teil ei ole. Siin on otsus ka võrra vormistatud. Et palun, annan koha üle. Austatud volikogu, suur tänu kõigepealt usalduse eest veel kord. Ja meie asi on tänase päevakorraga edasi minna. Ja päevakorra teine punkt on volikogu aseesimehe valimine. Aga kuna meie Kohila valla põhimäärus näeb ette, et volikogu otsustab kõigepealt ära, palju on aseesimehi, siis ennem kui me läheme isikuvalimiste juurde, tuleks nüüd otsustada ära, et palju on volikogu aseesimehi. Ja siin saaks küll lähtuda sellisest välja kujunenud tavast. Ma olen aru saanud, et siiamaani on olnud Kohila valla volikogu 1 aseesimees, aga tavad on tavadeks, nii et kellel on teisi ettepanekuid. Tundub, et ei ole. Kas me oleme siis saavutanud sellega konsensuse, et me läheme välja 1 aseesimehe kohaga? Seda võiks hääletada Ahto peab ikka just. Hääletame läbi. Ettepanek oli 1 aseesimees. Siis on ettepanek on 1 aseesimees ja sellisel juhul teeme hääletuse, kes on selle poolt, et on 1 aseesimees. Kõik. Mina ise ka. Suur tänu. Ja nüüd palun esitada siis aseesimehe kohale kandidaate. Riho Pihlapuu. Esitaks volikogu aseesimehe kohale sellise kandidaadi nagu Alar Haljasoeg. Alar Haljasoeg. Tänu. Kas on veel kandidaate? Meil on. Mina esitan kandidaadiks Margus Milleri. Suur tänu. Kas on veel kandidaate? Tundub, et ei ole. Seega
lähtu sellest, et meil on 2 kandidaati ja nüüd on tavapärased enese tutvustamised. Et esitamise järjekorras alla Haljasorg 5 minutit sõna enese tutvustamiseks. Austatud volikogu, minu nimi on Allar Haljasorg, olen 34-aastane ja elan Kohila vallas. Peres nii palju, et olen abielus Anett Haljasorga, kes töötab Kohila gümnaasiumis pedagoogina, annab siis malet ja bioloogiat. Peres sirgub 2 last, kes on kooliealised ja vaatamata nendele varasele eale on nad väga mitmel korral juba Kohilat esindanud väga edukalt Rapla maakonnas. Hariduse olen saanud Kohilast, olen lõpetanud Kohila gümnaasiumi 1997. aastal, siis jätkasin õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis, mille ma lõpetasin 2004. aastal siis mehaanika teaduskonna ja teaduste magistri kraadiga. Sel aastal olen jätkanud õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis ja tegelen end finantsjuhtimise valdkonnas. Mõned koolitused, mida ma olen hiljaaegu läbinud ja pean oluliseks siinkohal ära märkida, on 2010. aastal olen ma läbinud kohaliku omavalitsuse akadeemia ja 2011. aastal EBS-is projektijuhtimise kursuse. Minu töökogemuses on seotud ainult tööstusettevõtetega ja see on seotud siis autotööstusega ja kõik on suured ettevõtted ja samuti on noteeritud nende ettevõtete aktsiad väärtpaberite börsil. Esmalt ma töötasin aktsiaseltsis Normas insener-konstruktorina 7 aastat. Seejärel töötasin ma PKC Eestis, kus oli 1200 töötajat tootearendusjuhina ja olin Eestis tootearendusosakonna. Praegu jätkan ma tööd aastast 2010 Stonewich Electronicus ja vastutan ekspordi toodete eest. Nimelt minu vastutusvaldkonda kuulub nii disainiosakond, tehnika osakond, kvaliteedi osakond, tootmine, logistika ja nii edasi, et vastutan kogu selle juhtimisprotsessi eest ja 100% tootel läheb välismaale, mistõttu on ka mul rahvusvahelise äri kogemused. Nagu ma olen alati öelnud, pean väga oluliseks vabatahtlikku tööd. Võin öelda juba ligi aastakümneid olnud vabatahtlik Kohila vallas. Nimelt täpsemalt olen ma aastast 2006 ka Kohila baptisti koguduse juhatuse liige ja aseesimees ja olen suure osa oma vabast ajast pühendunud koguduse teenimisele ja olen seal diakon ja pean jätkuvalt oluliseks, et iga inimene võiks nii oma vaba aega kui ka finantsressursse pühenduda ka hea tegevusele. Lisaks ma olen üle 7 aasta olnud ka seotud Kohilas noorte poiste väärtusõpetusega. Algul küll peegelalt baptisti koguse raames, aga hiljem sai tehtud väga lähedalt koostööd Kangiga ehk siis Kohila avatud noorte keskuses. Minu roll on see, et esmalt ma tahan olla tugi volikogu esimehele ja teiseks seadusest lähtuvalt tahan ma täita neid ülesandeid, mis on pandud esimehele ja kolmandaks tahan ma lähtuda Kohila valla põhilistest dokumentidest enamast, mis seondub siis erinevaid arengukavasid ja strateegiaid. Pean oluliseks, meil on jätkusuutlik pikaajaline nägemus, kusjuures me peame ka paindlikud, kui keskkond muutub. See on minu poolt kõik. Kui on küsimusi, olen nõus vastama. Tänu. Kas on küsimusi?
Tundub, et ei ole. Siis palun Markus Meilerit. Tervist, mina olen Markus Meiler. Olen 6-aastaselt isad. Olen elanud, kasvanud Kohilas. Kohila gümnaasiumis käisin ma 1.–9. klassi, siis siirdusin Tallinnasse, kus ma lõpetasin 30. keskkooli. Siis asusin õppima Tartu Ülikooli õigusteaduskonda, kus lõpetasin bakalaureuse ja ka magistri õpingud. Töökogemus on mul väga erinevatest valdkondadest. Olen töötanud kohtus konsultandina, olen üliõpilaste õigusbüroos vabatahtlikuna nõustaja, vedanud seda mõned aastad, praegu olen vabatahtlikuna nõustajate juhendaja. Olen olnud umbes 8 aastat eraettevõtja, vahepeal põhitöökohaga, vahepeal muude tegevuste kõrvalt. Viimased 7 aastat olen ma Tervise Arengu Instituudis jurist. Viimased 4 aastat olen olnud Kohila vallavolikogu esimees ja sellega on kaasanud erinevad kohustused, nagu Rapla omavalitsuste liidu üldkogu liige, mis kohustused, millest ka uuel volikogu esimehel ees seisavad. Lisaks sai kokku lepitud ka, et nii Juru kui Kohila vallast lähevad nii vallavanem kui ka volikogu esimees vast loodud Juru ja Ageri keelkonna muuseumi nõukogusse. Et üsna põgusalt küll suve algusest on tulnud ka neid ülesandeid täita. Väga erinevate projektidega olen olnud seotud vabatahtliku tööga. Seda, nagu ma ütlesin, väga pikka aastaid juristide liidus. Väga palju MTÜ-st olen nõustanud vabatahtlikuna juriidilisel tasandil. Väga mitmeid üritusi olen abistanud korraldamise juures ise kätt külge pannes. Miks ma praegu teie ees siin seisan üldse volikogu aseesimehe kandidaadina on see, et ei tea, kui palju küll head tava järgitakse, aga hea tava muidu on olnud see, et nii Riigikogus kui ka omavalitsustes, et esimene aseesimees tegelikult antakse opositsioonile. Et praeguseks on selge see, et ei saa öelda, et on moodustatud koalitsioon, aga on sellised kokkulepe, kus on siis IRL, sotsdemokraadid ja ka Keskerakond. Ning selles nii-öelda opositsioonis on siis minu Kohila. Ja minu Kohila esindajana ma siis ka teie ees seisan kui volikogu aseesimehe kandidaat. Aitäh! Tänu! Kas on küsimusi Margus Millerile? Minus küsimus oleks. Et kas eelmises koosseisus rikuti, mida sina juhtisid volikogus, rikuti head tava? Siis oli selles mõttes olukord teistsugune, et siis otseselt aseesimehe kohta tegelikult opositsioon see hetk ei nõudnudki. Nad ei küsinud seda. Kui olukord oleks teistsugune olnud, siis võib-olla oleks ka otsus olnud teistsugune, ma ei tea. Et ei rikutud. Suur tänu, kas on veel kellelgi küsimusi? Tundub, et ei ole. Kas keegi soovib kasutada oma aega sõnavõtuks, mis on samamoodi lubatud? Ei ole. Seega jõuame välja hääletamiseni. Hääletamine on, kuna on isiku valimistega tegemist, siis hääletamine on jälle salajane. Nimed on seal tahvlile välja kirjutatud. Ja ma palun hääletussedelile mitte kirjutada 1 või 2, vaid palun hääletussedelile kirjutada nii, nagu KOK seda nõuab, nime. Kumba nime te eelistate, see nimi ka kirjutada.
Suur tänu. Mismoodi see tehniliselt on tegelikult, ma üks küsimus autodega, et kui praegu on veel kehtinud vallavalitsus ka tegelikult, et siis Heiki vallavanemana tegelikult ei saa seda avatud sisse. Palun vasta. Oli protseduuriline küsimus, miks mina? Kui meil praegu on tegelikult kehtiv vallavalitsus ka, aga Heiki praegusel juhul on siis 2 tooli peal, et ta on nii volikogu sellepärast, et esimesel koosseisul on see lubatud. Aga kas ei peaks nii olema, et esimese asjana esitatakse tagasastumine? Ei, selles mõttes ei ole niimoodi, et esimene asi meil ei olnud seda tagasastumist, selles mõttes, et see esitatakse ikkagi antakse vist volikogu esimene üle, et aga põhimõtteliselt esimesel istungil esitab vallavalitsus tagasiastumispalve, see, millises järjekorras seda peab toimuma, seda ei ole kirjas. Et ma ei näe selles mõttes nagu mingit rikkumist. Aga küsimus on nüüd selles, et meil on selgunud häälearvud ja mõlemad jagunevad täpselt pooleks 10-10. Ehk siis meil ei ole aseesimeest valitud. On nagu selline punkt, et kui ükski kandidaat ei osutu valituks, korraldatakse teine hääletusvoor 2 hääli enim saanud kandidaadi vahel. Eks see tähendab seda, et nemad need küll väga kaugele panema, et neid rohkem ei kasutaks keegi. Ja alustame seda asja otsast peale. Ma käin kohe ringi veel ära, annan kõigile. Tulemused on muutunud. Allar Aljasorg on nüüd saanud 11 häält ja Margus Miller 9 häält. Suur tänu. See on hääletuse tulemused, aga me peame selle hääletuse tulemused nüüd veel kinnitama. Selles mõttes, et see läheb nüüd sinna volikogu otsusesse kinnitada. Need lüngad tuleb nüüd lihtsalt ära täita. Need on ära ja siis... Selles mõttes allkirjastamine toimub pärast. Aga allkirjastamine toimub nii hiljem. See oli kogu otsus. Teatavasti jah. Kohila vallavolikogu otsustab kinnitada volikogu aseesimeeste arvuks 1. 2. Teiseks kinnitada Kohila vallavolikogu aseesimeheks 11 häälega Allar Haljasorg. Otsus avalikustada Kohila valla kantseleis ja Kohila valla kodulehel. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Kes on selle otsusega nõus? Palun anname käega märku. Seda ei pea. Aga meil on veel lilli. Õnne. Ja omalt poolt tänan kõiki usalduse eest ja vaatamata sellele, et kõik ei andnud minu poolt toetust, tahame jätkuvalt teiega teha head ja konstruktiivset koostööd. Läheme päevakorraga edasi. 3. päevakorrapunkt on lahkumisavaldus. Lugupeetud volikogu liikmed, lubage mul ette lugeda Kohila vallavalitsuse lahkumispalve. Kohila vallavalitsus esitab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 29 lõike 2 alusel
lahkumispalvele. Suur tänu. Siin vist sobib öelda, et me võtame selle teadmiseks. Eks peab paluva neil edasi toimetada, kuna uus vallavalitsus on määratud. See on küll seaduses ette nähtud, aga me ikkagi palume. Suur tänu. Päevakord, mille me siin koosoleku alguses nagu kinnitasime, on sellega ammendunud, aga ma ei ole sugugi kindel, et kõik tunnevad kõiki päris. Võib-olla, et teeme sellise kõige lõpus sellise väikese enesetutvustuse, kõik volikogu liikmed saavad midagi enda kohta öelda. See on siis just nagu väljaspool päevakorda. Kas te olete sellega nõus? Raivo Heinaru, Kohila gümnaasiumi direktor. Laur Lammets, kohalik ettevõtja. Alder Hädesel. Elektriinsener ja filmimees. Edith Vasik, Kohila gümnaasiumi õpetaja. Kristina Mägi, Kohila lasteaia direktor. Keit Hepp, Kohila valvanem. Leo Vilahu, kohalik ettevõtja. Jüri Vallisalu, Hagerikogus õpetaja. Iha Sõpina, Kohila valla psühholooginõustaja. Tiina Valk, Saarusosuse päringuhase juhataja. Olen praegusel hetkel siis MTÜ Rakvere noored juhatuse liige. Margus Miller, jurist. Pensionär, Maaklerässu, Paki kokkuhoidselt. Vaidleta, Nageri Rahva juhataja. Kohalik pensionär. Suur tänu. Nüüd me oleme kasutanud selle aja ja ma usun, et see viimane tutvumisring ei olnud küll vajalik, aga igaks juhuks ikkagi, et keegi ei tunneks, et ei ole tutvustatud. Päevakord on ammendunud. Kuulutan selle esimese volikogu istungi lõppenuks. On võimalik mina sooviksin sõna võtta. Istungi lõppedes on võimalik võtta lühiajaliselt sõna. Teeme niimoodi. Annan sulle sõna. Suur tänu sellest võimalusest võtta sõna. Võtan sõna siis Valimisliidu Minu Kohila nimel. Õnnitlen kõiki, kes said täna ametisse määratud ja ütlen seda, et Minu Kohila Valimisliit on jätkuvalt huvitatud koostööst, kuid mitte tingimuslikust koostööst. Konstruktiivsena me oleme kindlasti siia laua taha kogunemas ja ma loodan, et edasised lahendused, mis leitakse komisjonide töös, on ikkagi arvestades kõiki tehtavaid ettepanekuid ja et poliitiliselt ei hääletataks rohkem, kui seda oli ainult täna. Et edasistes otsustes ma loodan, et me oleme konstruktiivsed ja oleme Kohila huvide eest väljas. Ja kummutan siinkohal kõik väited, et me ei ole avatud koostööle. Me oleme kindlasti avatud koostööle, aga seda partnerluse põhimõtetel ja mitte tingimuslikes suhetes. Tänan. Suur tänu. Kas keegi soovib veel sõna võtta?
volikogu on seega lõppenud.